Ma Graamos olin siis terve finaalseeria, ma käisin kõikidel mängudel, pidi mul olema sinised kroksid jalas. Praegust oleks, ma arvan, väga imelik, kui ma läheks, ma ei tea, autoremondi luksepaks või midagi. Mina ei ole meistriliigaga lõpparvet teinud. Kui sa oled siukene, kuidas ma ütlen, väike riiukukk ja meeldib vastu väga aukuda, siis ega sul kerge olema ei saa. Tere tulemast Spordivoog podcasti. Meie tänaseks külaliseks on Eesti korvpallur, endine Eesti koondislane. Võib öelda, et mees, keda ei pea pikalt tutvustama ja see mees on Rain Veidemann. Tere, Rain. Tervist. Rain, sinu viimasest suure meeskonna hooajast on möödas 3 kuud, kus siis tegelikult Tartu Ülikool Max & Moritz oli vastamisi Kalev Cramoga. Nüüd 3 kuud on möödas, mida sa oled üldse jõudnud selle aja jooksul teha? Et tegelikult ju hooaeg venis suhteliselt pikaks, oled sa saanud üldse puhata, mis sa teinud oled? Võiks siis nii öelda, et kui tavaliselt suved on alguses rahulikud ja siis hakkad uueks hooajaks valmistuma, siis ütleme nii, et see suvi pole nagu väga aega olnud puhata, et ütleme nii, et suht, kuidas see väljend on, nagu orav ratas olnud. Kas sul on ka mingisugused hobisid, millega sa üritad oma selle korvpallielu välja lülitada, teed sa igapäevaselt veel lisaks midagi ja lisaks tegid sa ka suvel midagi või pigem on korvpall kogu aeg nagu tagaplaanil kuskil kuklas? Eks ta kuklas ikka mõlgub, aga kui sa nüüd hobidest räägid, siis ütleme nii, et mind väga paelub kalastamine ja kokkamine. Kas see kalastamine võiks olla midagi, mida sa ka peale karjääri plaanid teha, et ma ei tea, Kalev Kruusiga kuskil käia kala noppimas, sellest mingit saateid teha, tundub ju järgmine karjääri idee või mis? Kusjuures ma olen Kaleviga koos käinud ja see oli väga vinge seik, et ta on mind nüüd kusjuures hiljem ka kutsunud, aga kahjuks pole olnud aega ega võimalust minna. Kui tulla tagasi selle teema juurde, et jah, sa olid eelmine hooaeg Tartu Ülikool Max & Moritz ridades. Tegelikult olid võimsad mängud lõpus nii Cramo kui TalTechiga. Kahjuks see kaalukaus läks küll Cramo kätesse, aga kuidas sina ise võtaksid selle hooaja ja selle hooaja lõpu nagu kokku, et kuidas sulle tundub, et millest siis puudu jäi, et oleks sealt see meistrimedal nagu ära võtta? Ma arvan, et eelmise aasta play-offid olid nii mängijatele, võistkondadele kui ka fännidele väga intrigeerivad ja kaasa haaravad, et ega lõppkokkuvõttes see finaal oligi siukene, kuidas ma ütlen, ühe punkti finaal, et olid meil omad võimalused, olid Kalevil omad võimalused ja viimases mängus olid meist tugevamad ja nii see läks. Nüüd täna me teeme sinuga seda podcasti siin Haljala spordihoones. Sa oled siis tänavu seotud tihedalt Haljalaga. Miks just Haljala? Miks selline valik? Rasmus on mulle helistanud, kusjuures siin varasemad aastad ka, et ma tuleks ja annaks nõu ja et aitaksin natukene. Ja kuna ma tundsin, et 15 aastat on tehtud ainult ühte sama asja, et mul on vaja uut missiooni, uut mingit eesmärki, siis tundus praegust olevat õige aeg tulla, liituda siin ja hakata siis seda asja siin organiseerima. Mis see missioon siis on, kui seda nagu lahti võtta? Mis su eesmärgid siin on? Mis sa üritad ära teha? Et kui me vaatame Haljala NGO võistkonda, siis nad alustasid Lääne-Virumaa liigast, tõusid üles Rahvaliigast edasi Saku teise liigasse ja eelmise hooaja teise liiga võiduga said nad siis koha esiliigasse. Et kui sa liigud niimoodi aastast aastasse ja tasemelt kõrgemale, siis ütleme nii, et on vaja ka organisatsiooni poole pealt nagu uut verd ja mingeid uusi ideid ja asju anda, et ütleme nii, et Rasmus on väga tänulik, et ma siin hetkel olen. Kas sa siis võtad nüüd selle hooaja, mis nüüd tulemas on, kas sa võtad siis ennast justkui nagu põhimängijana, kas sa võtad justkui ennast mentorina, mida sa ka nagu platsil üritad korda saata, et mis see eesmärk platsil on?
Platsil, eks me ikkagi üritame väga atraktiivset korvpalli mängida ja nii-öelda, kuna meie kodumängud hakkavad olema Rakveres, siis selle rahva tagasi saali tuua, et eelmine aasta juba teises liigas näitas, et rahval huvi on ja kui siin küla vahel nii-öelda see jutt on levima läinud, et ma siia tulen, siis ütleme nii, et inimesed olid päris rõõmsad. Ja et saime päris palju tagasisidet, et ootaks, et nad kõik juba ootavad, et hooaeg algaks ja saaks tulla uuesti mänge vaatama. Ühesõnaga, sina oled siis see, kes nii-öelda publiku võiks saali tuua? Ei, mitte ainult mina, et siin on ka väga kihvtid omad poisid, kes mõistavad korvpalli ja treenivad südamega, nii et pigem juba nende pärast. Aga mis sa ise arvad, mis on need nagu suurimad, ma ei tea, elemendid või asjad, mida sa saad neile just nagu see hooaeg nagu anda? Mis võiks neile kindlasti kohale jõuda? Tead, need tekivad töö käigus. Meil on väga hea peatreener Martin Müürsepp, et temal on ju kogemuste pagas väga-väga suur. Ja need väikesed nüansid, mida ma siis juurde saan anda või õpetada poistele, et need tulevad töö käigus. Tegelikult, kui me nüüd siin täna oleme ja räägime, siis eile just toimus Eesti ja Serbia mäng. Kas sa vaatasid? Jah. Me jäime küll kõvasti rongi alla, aga kui sa mängu vaatasid, siis kas analüüsisid ka, kuidas sulle tundub, et kas meie täna nii-öelda need noored, kes on juba peale kasvanud, kas nad on täna heas kohas, vaadates seda kaotust, mis sa sellest mängust arvad, mis sa üleüldse arvad? No minu arust on Eesti koondis praegust väga heas seisus, et meil on väga-väga kihvtid noored, kes tulevad peale ja nad suudavad hästi mängida, nad on näidanud. Ma eile kusjuures seda mängu vaadates ma just mõtlesin selle peale, kui ma ise olin EM-il ja meil esimene mäng seal Riias oli. Me saime ka ilge kolaka ja ma tean, mis tunne see on. Et see mängupilt, mida nad eile näitasid või see vahe, mis seal siis nii-öelda jäi, et see ei peegelda nagu seda õiget asja. Et küll nad kosuvad ja turniiri käigus läheb see asi kindlasti paremaks. Sa arvad siis, et Läti vastu võiks see pilt olla teistsugune? Jaa, absoluutselt. Ja Portugal ja Tšehhi on ka veel tulemas, nii et minul on igal juhul usku neisse. Okei, kui tulla selle küsimuse juurde nüüd tagasi, et Haljala, siis mis on järgnevad nagu plaanid, et kas nüüd võiks võtta ja selle ühe hooaega juba tõusta meistriliigasse või millised on nagu eesmärgid, et kas olete omavahel nagu juba läbi rääkinud, et kuhu tahate jõuda või mis see nii-öelda plaan on? Tead, me istusime siin suve alguses, kohe kui mul hooaeg läbi sai, istusime Rasmusega maha ja pidasime päris pika koosoleku, et ma eeldan, et see oli võis isegi täitsa siuke 4-tunnine olla, et arutasime ja mõtlesime ja panime paberile asju kirja ja otsene vastus su küsimusele, siis ühe aastaga meie meistriliigasse minna ei taha. Miks? Sest me ei näe praegu sellel pointi, et meie fookus ongi Saku esiliigal. Esiliigat saab palju atraktiivsemaks ajada ja viimased aastad on näidanud, et publiku huvi ja kõik nii-öelda kasvab. Ja mis siis nagu meie ütleme nii, et nagu ma ütlesin, et eesmärk ei ole tõusta, aga see ei tähenda, et me ei lähe võitma. Ja pigem just kogukonnale anda, et Taljalas tegelikult on korvpalli huvilisi väga palju ja kui sa vaatad ka neid väiksed kutte, kes siin Rakveres trennis käivad ja siin suvi läbi õues mängivad, et neil oleks midagi, mida vaadata. No tegelikult me võime ju rääkida piirkonnast üleüldse, et siin oli paar aastat tagasi, kui mina vaatasin näiteks Kadrina Karude mänge, kus nad Eestimaa Ülikooli vastu purasid ja seal võiduvisetega välja tulid, siis tegelikult see oli nagu klass oma ette. Jaa, absoluutselt. Ma tean, et Kadrina Karudega hakkab meil, ma arvan, siin kõva rivaliteet olema. Kas oskad veel nimetada mingisugused tiime, kes võiks nendeks rivaalideks olla? Et teades, et Haapsalu eestvedaja Siim-Sander Vene, siis äkki mingi rivaal seal? Jah, me oleme Siimuga väga head sõbrad, et oleme ka see suvi põgusalt rääkinud sellest esiliiga värgist ja praegust on raske öelda, eks siis vaatame, kuidas minema hakkab. Kuidas sa ise näed, et kas see Haljala projekt jääb sinu kui mängijana nagu, kus siis öelda, üheaastaseks plaanid sa veel meistriliigasse tagasi minna, mis su üldse nagu vaatepilt nagu edasi oleks, et kas sa plaanidki nüüd siia jääda või kuidas sa nagu, milliseid plaane sa ette nagu planeerid? Kusjuures seda on küsitud mu käest ja
praegusel hetkel ma ütlen, et mina ei ole meistriliigaga lõpparvet teinud. Et see, et ma praegu siin olen, see ei tähenda, et ma seal enam kunagi ei mängiks. Aga praegust mulle meeldib, mida me siin teeme, kuidas me seda ajame ja vaatame, kuidas see asi minema hakkab. Mul on tegelikult Rain sinust väga head mälestused, kuna ma olen ise tegelikult Tartust pärit ja olen eluaeg Tartus ise Kossu mänginud, siis ma mäletan, et sa oled olnud ka minu jaoks nagu eeskujuks, et see on, kas sa arvad, et ka Haljalas on neid noori, kellele sa nagu võiksid eeskujuks olla? No ma tõsiselt loodan, aga ma räägin, ma ei oska sulle ise midagi öelda. Nii palju ma võin öelda, et kui me siin esimese trenni ära tegime suvel, siis meie nii-öelda nooremad kutid, kes meil ikkagi põhitegijate seas on, et nende tagasiside oli vägev, et said päris palju uut energiat juurde. Kui vaadata sinu karjääri algust, siis tegelikult sa olid Haljalast, siis sellest sai hüppelaud Rakveresse, siis tegelikult Rakverest sa saidki juba Tartusse. Kuidas sa nagu ise analüüsid, et kui palju potentsiaali Haljala poistel samasugused hüppeid nagu teha on või üleüldse täna noortel korvpalluritel, et sina oled ehtne näide, et tegelikult on võimalik lihtsalt pea ees vette hüpates kuhugi ka jõuda. Et mis sa arvad, et kas Haljalas on selliseid noori, kellel on see potentsiaal olemas? Kindlasti ja see on ka üks põhjus, miks me seda asja siin praegust ajama hakkame, et nad näeksid seda, et neil oleks kuhu poole pürgida. Et tihtipeale võib ju olla, et kui sul seda suurt korvpalli kõrval ei ole, et siis mingi hetk mõtledki, et ma ei viitsi, ma lähen hoopis midagi muud tegema. Aga nüüd, kui nad seda oma silmaga näevad, siis ma loodan, et see annab neile indu juurde. Kui sa ise aga seda perioodi nagu tagantjärgi vaatad, siis kuidas see hüppelaud siis on Rakverest minna Tartusse? Minu jaoks tundub see üks vägevamaid asju, mida peales nagu võib kohata. Kuidas sina seda nagu vaatad? No ega ta lõppkokkuvõttes oli lihtsalt ühest klubist teise minek, et Tartus küll olid kõvemad mehed ees, eks mul ikka mingisugune aukortus oli, aga õnneks mind võeti hästi vastu ja läks nii-öelda sujuvalt see. Varasemates saadetes ja muudes asjadest on räägitud, et tegelikult kui Janar Taltsi või selliste meestega ühes tiimis olla, siis see on nagu koht, kus tegelikult tuleb suu kinni hoida ja lihtsalt teha mingisugused asju. Jaa, vaata, see ongi siukene asi, et sa pead ise normaalne olema, et siis ollakse sinuga ka. Aga kui sa oled siukene, kuidas ma ütlen, väike riiukukk ja meeldib vastu väga aukuda, siis ega sul kerge olema ei saa. Me rääksime nüüd sinu nagu nii-öelda klubi vaadetest, aga kui rääkida koondisest, täna meil on Siim-Sander Vene, mis sa koondise perspektiivist vaatad, et kas võiks ka tekkida veel mõni nii-öelda aasta, kus sa võiksid ka koondises veel midagi teha? Mina olen alati seda öelnud, et kui mina kutse saan, siis mina ei ütle, aga praegu ma näen, et meil on nii giftid noored kutid seal, et las põrutavad. Okei. No, varasemalt on olnud nii koondises kui ka sinu klubikarjääris nagu probleeme nagu vigastustega. Sa oled ka varasemalt ütlenud, et sul on vasakul jalal närvikahjustus. Kui palju see üldse sinu karjääri või nagu elu on nagu muutnud, et kas sa oled pidanud Kossu platsil midagi teistmoodi tegema, elus võib-olla mingitest asjadest loobuma, õppima kuidagi teistmoodi mängima? Jah, eks see algus oli raske, aga ütleme nii, et ikka päris palju on pidanud ümber nii-öelda siis õppima ja vaeva nägema. Aga siiamaani olen hakkama saanud. Okei, kas sa oled ka pidanud platsil nagu reaalselt mingisuguseid elemente nagu juurde õppima, midagi teistmoodi tegema? Pigem, et koordinatsioon korras oleks. Et kui paremalt poolt visatakse vasaku jala pealt lay-upi, siis ma pidin endal niimoodi selle välja mängima, et ma ikka lähen parema jala pealt. Okei, et täna võib öelda, et selles elemendis oled sa prof? Jah, ja kui välja ei tule, siis suht suure tõenäosusega saan koppa. Okei. Ega vist muud varianti ei ole. Okei, aga jalg on kindlasti üks asi, mis on sind terve hooaja nagu mõjutanud. Mis sind üldse nagu motiveerib ja edasi lükkab veel seda nii-öelda Kossu nagu tegema, et kui me räägime sinu vigastusest, siis tavaliselt need on sellised asjad, kui mingis vanuse perioodis nad hakkavad tekkima, siis tahtmata motivatsioon kaob ära, muud asjad. Mis sind täna veel motiveerib nagu treenima ja seda Kossu värki üldse tegema? Aga mul ei ole ju tegelikult vanust.
33, see pole ju mitte mingisugune vanuse ja tui, senimaani, kuni ma liigun ja ennast hästi tunnen, siis miks mitte teha ja kuna ma olen seda eluaeg teinud, siis praegust oleks, ma arvan, väga imelik, kui ma läheks, ma ei tea, autoremondi luksepaks või midagi. Et kuna ma olen kogu oma elus ühte asja teinud, siis mingil määral ma arvan, et ma jäängi sellega seotuks. Miks mitte mängida, nagu meil siin mõned mehed on mänginud, Valmo Kriisa vist lõpetas äkki 40+, teist liigat veel mängis äkki 50-ndani isegi. No jah, täpselt. Ma räägin, et kui tervis vastu peab ja kondid korras on, siis miks mitte. Aga praegu nüüd, nagu sa ütlesid, et tegelikult hooaeg sai läbi, kohe põhimõtteliselt pidi hakkama treenima või mingisuguseid asju ette võtma, kas praegu on mingid lisavigastusi tekkinud või oled igati nagu tervena püsinud? Hooaeg oli päris pikk, puhata ei saanud. Kuidas su praegune nagu tervis? Jaa, keha on täiesti korras ja kõik on tipp-top. Saab noorte poistega staadionil peal ringi teha küll? No siiamaani pole kellegile ette jäänud, ütleme nii. Okei. Seda on hea kuulda, sest korvpall on kontaktiala ja nii kui vigastada saada on kohe natuke jamast. Kas kui tulla paar sammu jälle tagasi, kas sul on mingid omad rituaalid, mida sa enne trenni teed, enne mänge teed ja oskad ka näiteks mõnel teisele midagi soovida? Minul on näiteks see, et mina ka mängin kossu, aga ma olen mõtlenud alati mingite rituaalide peale ja muude asjade peale, aga kuidagi tunnen, et rituaalid ajavad mind rohkem ärhevusse kui lihtsalt olemine. Kuidas siin on? No eks mingisugused omad asjad on ikka, et kes mida sööb näiteks enne mängu ja siis mingid teatud oma kas siis kereharjutused või mingisugused, kes käib jõusaalis ennem ja et neid on hästi palju. Aga minul nad tavaliselt ikkagi muutuvad, et ikkagi selle järgi, et mida ma tunnen, et mul keha vajab, seda ma enne siis mängu või trenniga nagu teen, et kindlalt siukest nagu ühte asja ei ole. Mingisuguseid luuletust, mingid mantrat, midagi ei loe, kuidagi ennast ei maanda, pigem see on juba pika karjääri jooksul tulnud kuidagi ise, et sa oled... Need on jah, igasuguseid erinevaid asju. Ma mäletan kunagi ma näiteks, kui ma Graamos olin, siis terve finaalseeria, ma käisin kõikidel mängudel, pidi mul olema sinised kroksid jalas. Siuke mingisugune, kuidas ma ütlen, oma mingisugune kiiks, vaata. Aga eks neid asju on erinevaid olnud. Täna siis nii-öelda enam kroksidega ei käi? Ilus ilm on, siis ikka võib jalga panna, muidugi. Okei, aga üldiselt igapäevaselt enne trenne, enne mänge sa seda ei tee? Ei. Okei, talvel kroksiga tulla natuke külm. Okei, aga tahan natukene rääkida ka sinu nagu treeneritest, et sul on olnud selliseid päris palju ägedaid treenerid ja on ka välismaa treenerid olnud, kui sul on olnud profikarjääl ka nagu piiridega. Mis sa oskad öelda, mis see kõige olulisem on, mida sa kellegilt õppinud oled või mida sa täna ise nagu kaasas kannad, et kas kellegi ütlus, kas keegi on midagi sulle õpetanud sellist, mida sa igapäevaselt üritad ka kaasas kanda ja mille kohta saab öelda, et see on see asi, mis mulle kohe meelde tärgatab ja... Mida ma väga palju kasutanud olen ja ka nii-öelda siis teistele ja just nimelt noorematele olen öelnud, et kunagi kui ma Udines mängisin, siis treener nimega Liino Lardo ütles mulle sellist asja, et ma ei saanud 3-sid sisse mängus ja ta keelas ära mul trennis viskamise. Enne trenni ei tohtinud visata, peale trenni ei tohtinud. Kui trenni aeg oli mingid võistkondlikud viskamised, siis ta pani mind kõrval istuma ja ütles, et tavaliselt öeldakse, et kui sa sisse ei saa, et treeni juurde, vaid tema see mõte oli just see, et kui sa sisse ei saa, ära üldse viskage. Ja suht ruttu tuli nii-öelda protsent tagasi. Okay. Ja nüüd ma olen siin nii-öelda tihti peale näinud, kus keegi on päris närvis, et ei saa sisse ja siis ma olen alati nii-öelda seda kasutanud, et võtta rahulikult, et mingisugune paar päeva kuni nädal ära viska üldse ja on töötanud. Vaadates hilist nii-öelda Eesti koondise mängu, siis tegelikult võiks sama öelda, et oli mehi, kes tegelikult tabavad üli hästi, aga ju siis närv oli nii hull sees, et reaalselt 50% oli võrreldes Serbiaga päris kohutav. No jah, ma arvan, et me neid kahte asja nagu ei saa praegu siin võrrelda,
aga ma arvan, et sa saad mu mõttest aru. Okei. Aga sinu treener on olnud ka nii-öelda Andres Sõber, kes siis oli just see mees, kes viskas su pea ees vette. Mis sa ütleksid, mis on see olulisem nagu tema puhul, mis ta sulle nagu õpetanud on? Et üks asi mulle tundub, et see, et tal oli julgust sind justkui pea ees sinna vette visata, see on nagu treeneri puhul midagi teistsugust. Mis sina ütleksid, kas on temalt äkki ka mingi nii-öelda trikk, mingisugune öeldus, mis on täiesti tõetruu? No jah, eks Andresele ma pean elu lõpuni tänulik olema, et ta sellise otsuse tegi, aga ma arvan, et ega siin mingisugust trikki ega asja ei olegi, ega tema must selles suhtes mehe valmis hoolis, et kui ma Rakveresse läksin, eks ma väike poisiklütik olin ja peale seda aega olin nii-öelda mängumees valmis. Tegelikult võiks olla ka rohkem treeneritel vast, ma ei tea, kas sa nõustud midagi, see ongi arutlemiskoht, et võiks olla ka teistel treeneritel rohkem nii-öelda mune oma mängijad pea ees vette visata, et sealt on ju alati võimalik välja jõuda. Jah, et see on ka nagu, no eks igal treeneril on omad meetodid, aga eks see on ka oskus, et näiteks 1-2 nooremat mängijat ära peita siis 3-4 vanema venna vahele. Et tegelikkuses need vanemad vennad teevad ta lihtsalt niivõrd palju paremaks ja ta saab sealt enesekindlust. Aga ma räägin, see on ka treeneri puhul oskus, et sa pead seda oskama teha. Kui rääkida veel treeneritest, siis Haljala peatreener on Martin Müürsepp, kes on teinud oma hooaegasid nii Euroliigas, NBA-s. Mis sa ütleksid, kui suurt väärtust suudab tema nagu Haljala meeskonnale anda ja kuidas ta seni on sellega hakkama saanud? No kindlasti, et nimi on ikkagi ju väga kõva ja eelmise aasta teise liiga võit näitas, et midagi ta ikkagi suudab. Aga eks vaatame, kuidas meil see hooaeg sujuma hakkab, aga minul temasse usk on, et minule täitsa meeldib. Kuidas teie oma vahel hakkama saad? Väga hästi. Ta on siuke rahulik ja vaoshoitud ja teeb lihtsalt konkreetsed asjad selgeks, mida tegema peab ja et ma nägin, siiamaani on sujunud. Kui sa täna moodustaksidki, ma ei tea, top 3 parimat treenerit sinu enda nagu karjääri jooksul, siis kes need 3 oleks? Ma arvan, ma ei ütle pärast, keegi solvub. Okei, jätame siis selle oma teada. Siis on nii. Aga tahaks natuke rääkida sinu tulemustest, et sul on väga palju tulemusi sportlaskarjääri jooksul, aga üks oluline asi, mida vist ei ole väga palju küsitud, aga mida mina kindlasti tahaks küsida, on see, et sinu kapil on üks medal, mida sa kunagi saavutasid 2 noore tüdruku nii-öelda uppumispäästmise eest. Kuidas sa võrdled neid? Kas see on nii-öelda olulisem sinu jaoks või siis sinu sportlaskarjäär on sinu jaoks olulisem? Kas neid saab üldse võrrelda? No ütleme nii, et ikkagi neid ei saa võrrelda. Et üks on ikkagi sport, teine on ikkagi elude päästmine, et ütleme nii, et mida vanemaks saad, seda rohkem hakkab see kohale jõudma, kui sa nagu selle peale mõtled, et mis sa nagu päriselt teinud oled. Et kui see asi toimus, ega meie väiksed poisid, me ju ei mõistnud tegelikult seda. Okei, ühesõnaga, jah, elude päästmise vastu ei saa ju midagi. No ma eeldan küll. Ei sportlaskarjää, ei raha, ei ükskõik. No täpselt. Okei. Aga kokkuvõttes me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Mis sa tahaksid öelda täna nii-öelda korvpallinoortele, kes ka tegelikult võiksid meid vaadata, kes võib-olla tahaksid reaalselt jõuda sama kaugele kui sina, võib-olla isegi kaugemale? Noortele ütleks me nii palju, et kui korvpall huvitab ja tahad kuskile jõuda, siis ikkagi trenn. Et tuleb kogu aeg käia ja ei ole mingeid vabandusi, et vaja kodus Minecrafti mängida või Simpsoneid vaadata või mida iganes. Töö on asja võti? Absoluutselt. Okei. Aga aitäh, Rain, et sa olid nõus minuga rääkima, siin podcastis olema ja tõmbame siis otsad kokku. Aitäh sulle tõesti, Rain, et olid nõus ja kohtumiseni. Ma pean ka midagi ütlema või? Ei või? Kõik.